Tere kõigile! Tahan selles videos rääkida ühest eestlaste varjust ja see varjukoht on emotsionaalne allasurutus ning tunnetest ja emotsioonidest lahtiühendatus. Ehk siis paljud inimesed meie ühiskonnas ei ole oma tunnete ja emotsioonidega väga heas ühenduses ning on need alla surunud. Ma räägin selles videos mõnest olulisest ajaloolisest põhjusest, miks see nii on. Ja ma räägin ka sellest, kuidas emotsionaalne allasurutus ja emotsioonidest lahtiühendatus mõjutab meie heaolu, suhet iseendaga ja suhet teistega ehk inimsuhteid. Sellele teemale ma olen palju mõelnud läbi aastate ja ma olen seda läbi aastate ka palju oma töös klientidega näinud, seega ma pean seda väga oluliseks. Kust see vari täpsemalt pärineb, ehk siis ma räägin kõigepealt mõnedest ajaloolistest põhjustest. Üks asi, mis on tugevalt seda mõjutanud, on keerulised ajaloolised sündmused, sõjad, okupatsioonid, sõjajärgsed perioodid, keerulised majanduslikud olud ja halvad elutingimused. Inimesed on siis nende tõttu olnud tugevalt traumeeritud. On olnud palju keerulisi läbielamisi ja olukordi, kus lihtsalt tuli ellu jääda ja kuidagi hakkama saada. Ja paljud kogesid tänu sellele tugevat hirmu, ebakindlust ja turvatunde puudumist. Sõjaolukorras siis või okupatsiooni all elades on inimene sunnitud oma tunded ja emotsioonid suuresti alla suruma ja neist eemalduma. Selleks tunneteks ja emotsioonideks pole lihtsalt ressurssi ja aega nii palju, sest energia on suunatud ellujäämisele. Samuti on sõjad ja okupatsioonid inimese psüühikale traumeerivad, ehk siis toimub teatud lahtiühendus või dissotsiatsioon enda tunnetest ja emotsioonidest selleks, et ellu jääda ja hakkama saada. Ja selle tõttu toimub sageli psüühikas teatud fragmenteerumine, ehk siis me eemaldume teatud tunnetest ja osadest endas, et saada selle raske, stressirohke olukorraga hakkama ja selles ellu jääda. Ja seda siis põhjustab, seda fragmenteerumist, dissotsiatsiooni põhjustabki trauma ja traumeerivad sündmused. Lisaks ajalooliselt mõjutas palju meid ka selline vaikimine ja tsensuur. Sellel oli väga suur mõju, ehk siis inimesed ei tohtinud teatavasti oma tõde väljendada, ehk siis oma tegelikke tundeid, emotsioone, mõtteid. See oli paljuski mingil viisil halb või siis sellel olid tõsised tagajärjed, kui inimesed oma päris mõtteid, tundeid, oma tõde väljendasid. Sellest karistati, sellest pandi vangi, ka küüditati, ehk siis sellel olid väga tõsised tagajärjed. Ja inimesed selle tõttu, et nad ei saanud ennast paljuski väljendada oma seda, mis neist tegelikult toimus ja mida nad tundsid, siis sellel samamoodi oli traumeeriv mõju. Sellised ajaloolised sündmused, mis ma mainisin, need ajaloolised mõjud, need ei kao ühe põlvkonnaga ja nendel kogemustel ja sündmustel oli suur mõju. Ja nad kandusid edasi järgnevatele põlvedele, järgmistele põlvkondadele, ehk siis see lahendamatu trauma, need rasked sündmused, kui need ei leia lahendust, siis nad kanduvad edasi mingil viisil järgnevatele põlvedele. Ja ma räägingi natuke sellest, kuidas see kandus edasi ja ka seoses selle varjuga, nagu ma mainisin, see emotsionaalne lahtiühendatus ja allasurutus, kuidas see mõjutas järgnevaid põlvi ja inimsuhteid. Ehk siis selle tõttu, nende ajalooliste sündmuste tõttu paljud vanemad, ja siin ma lihtsalt ka mainin, et kindlasti on ka erandeid, oli ka erandeid, aga ma räägin üldistatult. Üldistatult paljud vanemad ei saanud või ei osanud oma laste jaoks emotsionaalselt olemas olla ega nendega emotsionaalselt häälestuda. Sest
nad olid nende keeruliste sündmuste tõttu nagu sõjad, okupatsioonid, sõjajärgsed rasked olud, majanduslikud rasked olud, nad olid nende tõttu ennast paljuski emotsionaalselt sulgenud või ennast oma tunnetest ja emotsioonidest lahti ühendanud. Teine põhjus oli see, et paljud vanemad ei saanud oma lastele päriselt olemas olla selle tõttu, et nad elasid sisemiselt üle neid enda raskeid tundeid ja emotsioone seoses nende keeruliste oludega, nagu okupatsioonid, sõjad ja, ja neid tundeid, neid keerulisi tundeid ei jagatud sageli lastega ja neid hoiti paljuski enda sees, neid elati nagu sisemiselt üksi läbi. Näiteks nagu need võisid olla tunded nagu hirm, kurbus, lootusetus, viha, äng või siis ka sellised sisemised seisundid nagu jõuetus, kurnatus, väsimus. Ja mis sageli juhtub, on see, et kui inimene kogeb midagi traumeerivat või rasket väliste sündmuste tõttu, siis ta on paratamatult, ja see ei ole tihti sihilikult, see on paratamatus, see tekib automaatselt, et ta on paratamatult hõivatud enda emotsionaalse kogemusega ja endas toimuvaga. Ja tal on selle tõttu raskem pöörata tähelepanu teistele või anda midagi teistele inimestele nagu soojus, lähedus, armastus ja seda siis ka enda lastele on raske anda, sest tema energia läheb selle traumeeriva sündmuse või olukorraga hakkama saamisele. Ja nagu ma ütlesin, see mõjutab omakorda lapsi, ehk siis vanemad ei saanud anda piisavalt kohalolu, armastust, tähelepanu, hoolt oma lastele. Lisaks ma mainin siin ka selle ära, et lastele ei õpetatud paljugi, vanemad ei õpetanud, kuidas oma tunnete ja emotsioonidega hakkama saada ja ei õpetatud ka tunnete ja emotsioonide olulisust ning nende kuulamist ja märkamist, seega sellel oli samuti suur mõju. Siin võib ka ära mainida selle, mis on oluline, et selline üldine suhtumine, mis on läbi generatsioonide käinud, mis on loomulikult seotud nende keeruliste sündmuste, sõdade, okupatsioonidega, et selline üldine suhtumine, et me peame oma tunnete ja emotsioonidega ise hakkama saama enda sees. Ehk siis neid ei jagata, oma tundeid, emotsioone ei jagata ülemäära palju teistega väga avatult, väga nagu vahetult. Ehk siis need jäetakse rohkem enda sisse. See on selline üldine suhtumine ja uskumus, võib öelda, eestlaste osas ka ajalooliselt olnud. Ja ka seda, et teistelt ei küsita väga emotsionaalset toetust ja abi, ehk siis abi sellega, et oma raskete tunnetega hakkama saada, et ennast reguleerida teiste abiga. See ei ole väga valdav olnud eestlaste seas läbi ajalooliste sündmuste, läbi generatsioonide. Ja see on minu hinnangul samuti jätnud väga tugeva jälje meie inimestesse ja eelnevatesse põlvkondadesse, et inimesed jäid sageli oma raskete tunnete ja emotsioonidega üksi. Lapsepõlve mõju ja see keskkond, kus me lapsepõlves kasvame, sellel on väga suur mõju sellele, milliseks me kujuneme, milliseks kujuneb meie iseloom, meie suhtumine ellu, meie käitumine, meie erinevad mustrid ka täiskasvanu eas. Ehk siis see lapsepõlve keskkond, see, kui palju me saime armastust, lähedust, soojust oma vanematelt, kui palju selleks oli aega ja võimekust, kas vanematel oli seda aega ja võimekust, määrab väga-väga palju lapse jaoks, see määrab tema sisemise heaolu, tema turvatunde, tema oskusega ennast väärtustada, oskuse võime olla ühenduses iseendaga ja oma tunnetega, mis on väga oluline ja sealt tekibki see varjukoht, mida ma nimetasin, millest see video räägib, ehk siis selline emotsionaalne allasurutus ja lahti ühendatus enda tunnetest ja emotsioonidest, et kui vanematel eelnevatel generatsioonidel ei olnud seda võimekust, aega, ressurssi, et tegelikult emotsionaalselt olla olemas oma lastele, siis see on väga palju mõjutanud järgnevaid põlvkondi sellesse, kui palju nemad on iseendaga ühenduses oma tunnete ja emotsioonidega. Ja nagu ma ütlesin, ka selline üldine äh, äh, sisemine heaolu
ja turvatunne on samuti sellega väga palju seotud. Ehk siis jah, see kujundab last väga olulisel määral ja see kandub edasi, ehk siis kui üks põlvkond ei saanud seda pakkuda enda lastele, siis see kandub ka selline emotsionaalne külmus ja eemaldatus kandub ka järgnevatele põlvedele. Arusaam sellest, äh, kuidas tunded ja emotsioonid ja miks need on üldse olulised inimese jaoks ja see on kandunud edasi. Ja see mõjutab selle päevani, tänapäevani inimesi ja nende suhet iseendaga. Ehk siis sellel varjul on väga suur mõju. Ma räägin ka natuke sellest, kuidas see mõjutab inimsuhteid meie ümber ja ühiskonda laiemalt. Ehk siis selle tõttu, mis nende ajalooliste sündmuste tõttu, millest ma rääkisin, raskete sündmuste tõttu, on läbi generatsioonide Eestis olnud inimeste teadlikkus enda tunnetest ja emotsioonidest madal. Ehk siis teadlikkus enda emotsionaalsest reaalsusest üsnagi madal. Ja me oleme endiselt suuresti enda tunnetest ja emotsioonidest lahti ühendatud ja oleme suuresti alla surunud enda tunded ja emotsioonid. Ja see tuleb, nagu ma mainisin, ühe põhjusena väga suuresti nendest eelnevatest põlvkondadest, nendest ajaloolistest sündmustest ja nende mõjust ja siis ka suhtumisest, mis läbi selle tekkisid enda tunnetesse, emotsioonidesse ja sellesse, et kui palju oli võimekust olla üksteisele olemas emotsionaalselt ja toetada üksteist. Samuti on suuresti, nagu ma mainisin, see mõju kandunud edasi sellisel viisil, et see suhtumine enda tunnetesse, emotsioonidesse on selline, et see on selline alateadlik suhtumine, et me peame hakkama saama enda sees, endas toimuvaga, enda tunnete, emotsioonidega. Ehk siis me väga palju ei küsi abi teistelt enda tunnete, emotsioonidega, nende märkamisel, nende hoidmisel, enda reguleerimisel. Me ei jaga ülemäära palju teistega seda sügavamaid tundeid endas, mis meis toimub, mida me vajame emotsionaalselt. Siis me ei küsi endiselt sellist abi ja toetust sellega. Ja nagu ma ütlesin, see on seotud nende eelnevate põlvkondade mõjuga väga palju. Ja samuti me ei väärtusta selle tõttu väga palju oma emotsionaalset maailma, enda tundeid ja emotsioone. Me ei pea väga palju oluliseks enda tundeid ja emotsioone. Seda, mis olulisust need kannavad, mis sõnumit meie tunded ja emotsioonid kannavad. See ei ole üldiselt väga väärtustatud. Samuti me ei väärtusta väga enda emotsionaalset heaolu ja emotsionaalseid vajadusi, näiteks suhetes. Et kuidas see väljendub, on see, et me ei märka tänu sellele, et me ei ole väga heas ühenduses enda tunnete, emotsioonidega, siis me ei oska väga hästi häälestuda ja märgata ka teiste tundeid ja emotsioone. Teistega ei oska emotsionaalselt häälestuda sellega, kui keegi kogeb näiteks kurbust või raskust millegagi seotud. Et me oleme selle tõttu, et me oleme nii lahti ühendatud endast emotsionaalsel tasandil ja alla surutud, me ei suuda ka märgata teises seda, mis temas toimub nii hästi. Seega me ei oska sellele vastata, me ei oska käituda vastavalt sellele ja me ei oska väga selle tõttu toetada üksteist ja võib ka öelda, et me näljutame väga palju üksteist emotsionaalselt. Ehk siis need vajadused, mis meil on inimestena, mis on inimesele nii olulised, nagu olla nähtud, olla kuuldud, olla mõistetud emotsionaalselt. Me ei oska väga palju seda teistele pakkuda, me ei oska seda oluliseks pidada, aga meil on need vajadused ja tunded ikkagi olemas enda sees. Ja kuna me ei oska seda oluliseks pidada, ja seda väljendada, siis me näljutame üksteist paratamatult emotsionaalselt, sellepärast et me ei paku neid asju üksteisele, mida me tegelikult vajame. Ja paljud tunnevad selle tõttu ennast väga-väga üksi, ehk siis üksindus on ühiskonnas inimeste seas nagu pandeemia. See on täiesti krooniline kogemus, mida inimesed pidevalt kogevad. Ja osad tunnevad ka sellist sisemist tühjust või tuimust ja nad ei saa väga tihti aru sellest, miks see nii on, miks nad kogevad seda tühjust ja tuimust. Et justkui väline elu
tundub kõik justkui enam-vähem või isegi hästi, et tundub, mul on hea töökoht, mul on võib-olla pereelu, mul on lähedased sõbrad, aga ma ei saa aru, miks ma kogen seda tühjust ja tuimust. ja see on väga palju selle tõttu, selle emotsionaalse allasurutuse ja lahtiühendatuse tõttu, mille juured siis on ajaloolistes sündmustes, nagu ma mainisin. ja see muudab selle Eesti inimeste jaoks väga oluliseks varjukohaks. varjukohaks sellepärast, et see on suuresti teadvustamata. Me isegi ei teadvusta paljuski, et meil see on ja selle tõttu, et me ei teadvusta, me ei tea, mida sellega teha, selle varjuga ja me ei oska seda muuta ja me ei oska teha vajalikke muudatusi oma käitumises, oma suhtumises selleks, et see saaks muutuda või et me saaks oma suhteid parandada või muuta suhet iseendaga ja suhet ka teistega mm ehk siis jah, sellised üldine häälestatus, oskus häälestuda, noh, kogeda enda tundeid, olla nendega ühenduses ja ka teiste tunnete ja emotsionaalse kogemusega häälestuda on väga madal ja ka siis see vajaduste rahuldamine on väga madal. Me ei oska suuresti rahuldada üksteise emotsionaalseid vajadusi. Mida ma tahan veel kokkuvõtteks öelda, on see, et inimese tunded ja emotsioonid ehk tema emotsionaalne tasand on inimese vundament ja see on väga oluline aspekt meist, see on aluseks paljudele muudele asjadele. nagu näiteks meie muule elule nagu pereelu, tööelu, meie valikud, meie käitumine. selle all väga paljuski on meie tunded, emotsioonid, meie emotsionaalne tasand. Tunded ja emotsioonid on nagu meie sisemine kompass. ta on seotud meie sisemise tõega. tunded, emotsioonid annavad meile pidevat tagasisidet meie sisemisest kogemusest, sellest, kuidas miski meid paneb tundma, kuidas see meid mõjutab. ehk siis see on väga oluline info inimese jaoks, väga oluline tagasisidemehhanism. see võimaldab ka meil teha näiteks õigeid otsuseid enda jaoks, õigeid ja sobivaid otsuseid, valikuid ja see võimaldabki meil ka mõista, mis meile tegelikult hea on ja kuidas miski meid mõjutab. ehk siis midagi, mis toimub väliselt, kellegi käitumine või mingid olukorrad. tunded, emotsioonid annavad meile tagasisidet sellest, kuidas see meid mõjutab, kas see teeb meid kurvaks, kas see teeb meid rõõmsaks, kas see tekitab meis lootusetuse tunnet või hoopis lootusrikkust. erinevad tunded, mida miski meis tekitab, meil on oluline olla selle tagasisidesüsteemiga endas ühenduses ja selle kompassiga selleks, et me saaksime aru, miks me midagi kogeme ja kuidas see meid mõjutab, et me saaks teha valikuid vastavalt sellele, mis on meie jaoks õiged või head või meiega nagu joondumuses. ja sellepärast on ka eneseareng ja teraapia hästi olulised. et kui me teeme nende emotsionaalsete traumadega endas, mis on tihti edasi kandunud läbi põlvkondade, nagu ma nimetasin, et see vari on läbi põlvkondade kandunud edasi. kui me teeme sellega endas tööd, sellega, kuidas see meid mõjutab, kuidas see vari on meid mõjutanud ja kuidas see on mõjutanud meie erinevaid käitumismustreid, näiteks pannud meid emotsionaalselt sulguma endasse, mitte jagama oma partneriga olulisi asju, mis meis toimuvad või mida me tunneme ja kogeme, siis kui me sellega ei tegele, siis see trauma jääb justkui meis nagu lahendamata ja me kanname seda edasi enda lastele ja lastelastele. ehk siis see lihtsalt kordub ja sa ei leia lahendust. ehk siis see on nii oluline, et sellega tegeleda kasvõi esiteks juba sellepärast, et tunda iseennast paremini. sest kui meis on palju emotsionaalset allasurutust ja me oleme iseendast lahti ühendunud emotsionaalselt, siis see võtab väga palju energiat. trauma võtab energiat, sest see on nagu kokku surutud, võib nimetada, või kinni jäänud energia, eluenergia, mis meis on ja pidevalt mõjutab seda, kui palju üldist eluenergiat meil on. see mõjutab meie elurõõmu, meie sisemist sellist nagu kerguse tunnet ja heaolu. ehk siis sellega on väga oluline tegeleda.
selleks, et me saaks olla õnnelikumad, elada kergemalt, elada rohkem ühenduses endaga ehk siis rohkem ühenduses oma tunnete ja emotsioonidega, mis võimaldab meil teha enda jaoks õigemaid ja paremaid valikuid ja ka oma inimsuhetes teha, teistega suhetes teha paremaid valikuid, mis tagavad, annavad heaolu teistele inimestele, et teised tunnevad ennast meiega nähtuna, kuulduna, mõistetuna kõik asjad, mis on inimestele tegelikult nii olulised, et me tunneksime üksteisega suhetes ennast turvaliselt, armastatuna ja hästi. Ehk siis sellepärast on selle varjukohaga, milleks on siis emotsionaalne allasurutus ja emotsionaalne lahtiühendatus, väga oluline tegeleda. kui sa endas seda näed, kui sa oled seda kogenud võib-olla mustritena oma inimsuhetes või kui sa tuvastad, et sinu lapsepõlves väga selgelt sinu vanemad olid pigem emotsionaalselt kauged, ei suutnud sulle anda väga palju lähedust või sellist tähelepanu, kohalolu, ei olnud väga palju, ei küsinud sinu käest, et kuidas sul tegelikult läheb või mis su sees toimub. kõik sellised olulised asjad, et kui sa märkad, et seda ei olnud su lapsepõlves palju, siis on suur tõenäosus, et sa kannad sedasama varju endas edasi ja oled seda ka oma lastele, kui sul on lapsed, edasi andnud. ja see on mõjutanud sinu inimsuhteid, ehk siis ma kutsun sind tegelema sellega ja seda vaatama, sellepärast et me ei peaks kandma neid valusaid traumasid ja mustreid lihtsalt edasi automaatselt. selle mõte on see, et me terveneksime, et me muudaksime neid mustreid. ehk siis see on see, millest ma selles videos tahtsin rääkida, eestlaste sellisest väga suurest varjukohast. kui sulle see video meeldis, pane sellele videole like. võid mu kanalit tellida ja vaadata ka mu teisi videosid sellel kanalil, mis puudutavad sarnaseid teemasid ja ka ma räägin palju inimsuhetest, inimpsühholoogiast, enesearengu teemadest. selle video all on ka minu kontaktid, minu meiliaadress ja minu Facebooki lehe link, mille kaudu sa saad minuga ühendust võtta, kui sa tahad näiteks küsida millegi kohta või tahad ise tulla teraapiasse või tegeleda mingi valusa kohaga enda minevikus või enda elus. Samuti minu kanali kirjelduses on selline väike lühikirjeldus minust ja selle kaudu saab samuti, on seal minu sotsiaalmeedia kontaktid, millega kaudu saab minuga ühendust võtta. aitäh, et sa seda videot kuulasid, mõtlesid kaasa. ma loodan, et sa said enda jaoks siit midagi olulist või väärtuslikku, midagi, mis sind kõnetas. ja aitäh, et sa kuulasid. Ilusat päeva!